Tere! Meil on külas Kerli Pallas. Kerli hakkab kohe rääkima, kes ta on selline. Ta on üks äge tots. Ma tänan. Mulle ta väga meeldib. Ilus ka veel. Kohe meelid. Sooendasid mu ülesse. Räägi, miks sa siin oled üldse? Miks sina siin Soomes oled? Mina olen Soomes olude sunnil. Ütleme nii. Tee tõi mind Soome kuskil 16 aastat tagasi. Pikalt? Jah, väga pikalt. Liigagi pikalt. Et siis minu tolleaegne partner, lasteisa, tuli Soome tööd tegema, kolis siia ja muidugi mul oli vaja järgi tulla, sest meil oli vaja koos olla, eks ju. Ja samas Eestis kõik teed nagu olid ka kinni. Töö ei olnud meeldiv, asjaolud ei olnud meeldivad ja tulin selles mõttes suhteliselt kergelt. Aga algus siin oli väga raske. Mitte osades keelt sõnagi, poes käimised asjad, see oli kõik tegelikult uus, täis nuttu, ema igatsust, koju, aga ma pidasin vastu ja sain siin lapsed ja usun, et lapsed ongi hoidnud mind nagu nii kaua just siin. Selles mõttes, et tegelikult ma olen tundnud juba noorest saadik, et ma soovin elada välismaal. Ma olin noorena, eks ju, punkrock aegadel, siis juba tol hetkel oli tegelikult selline mõte, et ma sooviks elada Hispaanias. Aga siis oli, kus sa lähed, eks ju, juba ähvardused peal, kandid võtavad su kinni piiri peal, kuskile me sind ei lase, hulluks oled läinud peast. Ja siis kuidagi jäidki lihtsalt kinni sellesse, unustasid selle mõtte, samas ikka kogu aeg mõtlesid, aga kuhu sa lähed niimoodi? Ilma võimalust, et lihtsalt võtad pakid asjad ja astud ja lapsed veel sinna juurde ja laste jagamine, eks ju, see on suhteliselt keeruline ja nii ma olengi siin olnud ja väga kannatlikult oodanud seda aega, millal lapsed saavad sellisesse vanusesse ja üldse kohta, et me saaksime minna, kui on selline võimalus ja võimalus lõpuks avanes. Lõpuks avanes. Läbi mille? Või kelle? Läbi ema. Kõik võimalused ikka läbi ema. Ja. Mis see tähendab? See tähendab seda, et emal juhtus selline olukord Eestis, et ta jäi ootamatult ilma oma mõlemast töökohast, oli 2 töökohta koolist, erivajadustega laste koolist, ta koondati, ei võetud esimest klassi, siis tal jäi pokkeriklubi, ta on eluaegne diiler, ta töötas seal ja sai sinna täiskohaga, asi oli lahendatud ja täiesti suureks üllatuseks lihtsalt ühel päeval. Kui inimesed läksid tööle, siis teatati, et pokkeriklubi sulgeb uksed. Täna tööd ei toimu ja ongi kõik. Ema siis kandes üksinda suurt maksukoormust, pangalaenusid asju täiesti väljapääsmatus olukorras, mis ma nüüd siis edasi teen, eks ju. Ja tema otsustas, et tema läheb Maltale tööle. Kuna ta tutvus ühe inimeseks, et pokkeriklubist, kes töötas juba Maltal, läks juba sügisel ja ta ütles, et aga ta läheb Maltale. Nagu huvitav. Pole niimoodi. Mis keelt siis? Jaa, ütleme niimoodi, et mis nüüd päris hästi, aga nüüdseks juba palju paremini. Et mitte nüüd nii, et väga professionaalsel tasemel, et pigem ikka natuke purssides ja õppides veel ise, aga võttis selle sammu ette. Ja läks selles mõttes üksinda, algus pidi tal tulema üks sõbranna kaasa, see jäi ära ja ta lihtsalt astus täiesti tundmatusse, lennukitega sõitmine, kõik oli uus ja lihtsalt tegi selle sammu. Ma just pidin küsima, et kas ta on nagu rääkinud, et kas tal on mingi unistus olnud muidu? Kusjuures ei olnud. Temal oli ikkagist oma kodu, Kiisa kodu loodud, selles mõttes ise loodud ju kõik maja ja majapidamine ja loomad ja kõik ja selles mõttes, et tal oli seal mugav ja meeldiv iseenesest. Aga ta ikkagist mingi moment, kui mina rääkisin sellest kogu aeg, mina olen sellest alati rääkinud, mina tahan ära siit. Mõtlesin, et alguses äkki Eestis, ma mõtlesin, no ei, kindlasti mitte. Et ikka tegelikult mujal. Sa läksid Soomest? Ja Soomest ärast. Ma olen tegelikult vägisi siin elanud laste pärast. Sest mulle ei meeldi siin. Miks mulle meeldi siin?
Mulle ei meeldi need inimesed. Tahan nüüd rassistlikult kõlada, aga me räägime ju vabas vormis, eks ju. Soomlastega kuidagi, on väga meeldivaid, me ei saa nüüd tegelikult niimoodi üldistada, eks ju, aga nende see asjaajamine ja värk ei ole päris minuga kooskõlas. Ja teiseks need paigad, kus ma selles mõttes olen sunnitud elama, on täis väga ebameeldivaid inimesi. Tigedaid, selles mõttes narkomaane. Võt ma sattusin sellisesse majja nüüd viimasena elamas, et see on, ma arvan, see viimane piisk karikasse, kus ma pean juba muretsema oma laste turvalisuse pärast. Kus kandis sa on? Meil on Saviol, lasteaia kõrval. Esimest korda Lumo kodus ja see on täiesti katastroofne. Meil on löödud mitu korda alt sisse koridori aken. Kas sul on linnakorter või? Lumo. See firma nagu Sadogi või? Ja. Et paraku üks hullemaid. Ma ju kolisin, eks ju, 5-toolisest mõnusast Tuusule Rivarist lihtsalt sinna. Ja nüüd on nagu see, et ma tükk aega mõelnud, kuhu ma sealt edasi lähen. Kuhu ma lähen. Ja kogu aeg rääkisin, ma tahaks välismaale ja nii ja naa, aga see ei käi niimoodi. Hispaania on olnud mõttes tükk aega ikka. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et hästi. Kuidas siin Hispaanias, Hispaania keel ja nii edasi ja niimoodi heast peast me ei lähe. Mis siis, et see on ka tuttavaid ees, aga kuidagi ikkagist polnud päris see. Ma ei oleks heales uskunud, et see on Malta, kuhu ma kolin. Aga siis ma hakkasin emale rääkima, jõuame jutuni tagasi. Hakkasin emale rääkima, et mina tahan. Esiteks ma tahan reisida niikuinii ja ma tahan ära teise keskkonda ja nii ongi. Ja siis hakkas vaikselt ema neid mõtteid mõlgutama. Inimene vaatas kogu aeg neid Indoneesia videosid, koos vaatas koos neid videosid asjad, kuhu Indoneesias hakkasime uurima, kuidas minna, mis seal üldse teha, kuidas hakkama saada, eks ju. Ja siis tuli lihtsalt see Malta. Ja minul oli Maltaga omalaadne suhe, ma olen ühe korra Maltat külastanud ja see oli niisugune kogemus, et ma ei saanudki tegelikult nautida seda Maltat ennast nii palju kui natukene, aga samas mul olid nii suured probleemid seal ja muud asjad kõik, et tegelikult see varjutas nagu selle reisi ja samas mul oli kohe niisugune tunne, eks ma olen natuke jonnakas ka. Kuuene ütles, et me ei lähe enam kunagi Maltale. Ja siis ma mõtlesin, et aga ei, ma ei jää sellesse kinni selles mõttes. Ja ema kutsus mu siis Maltale vaatama. Ja, et toeks tegelikult, esiteks üksi seal on ju. Ja ma läksin hea meelega vaatama. Ja nii kui ma astusin lennukist maha, siis ma teadsin, tere tulemast koju. Hoopis teine, mulle meeldis saada see kogemus hoopis nagu teistsugune. Et ma andsin just see võimalus, et ma ei ole kinni mingitsugustes asjades. Et ei sinna enam kunagi mitte, sest üks halb kogemus nagu juhtus, et ma annan võimalusi. Lõputult võimalusi, aga minul on selles mõttes piir kuskil, kust nüüd võimalusi enam ei selles mõttes tule ja õnneks meil läks Maltaga väga hästi. Mul oli selline tunne, et ma olen armunud, aga mitte nagu inimesse. Vaid kohta lihtsalt, see täpselt see sama tunne tuli minu sisse ja see oli lihtsalt nii imeline. Ja selline vabadus seal oma ette täpselt väike kerlise kivikestega mängida ja sisalikkudega ja selline nagu hoopis teine asi, see, mida ma olen alati soovinud tegelikult. Ja millised imelised inimesed. Inimesed tulevad rannas vastu, naeratavad, viskavad patsu selles mõttes, kuidagi nagu absoluutselt nagu teine maailm. Ja ma tunnen, ma kuulun sinna maailma selles mõttes nagu rohkem. Ma olen leidnud oma paiga õnneks. No, hea meel sulle siis. Jaa, ma tänan, mul endal ka. Aga 16 aastat Soomes, mina tean, et sa siin tegeled postitantsul. Jaa. Siin nüüd rääkida. See on vist sinu kirg või? See on minu kirg. Mis arvad, sa võid selle sinna panna? Jaa, mul on juba töökoht olema. Või tähendab, ma käisin ühe korra Maltal, rentisin ühte saali, postitantsu saali ja kui ma sinna läksin, siis meil kohe klikkis selle inimesega, saali omanikuga. Ja siis ta nägi nagu ja värki ütles, et kas ma ütlesin et ma õpetan tegelikult Soomes. Ja siis ta oli väga huvitatud, ütles, et nii kui sa siia tuled
kolid ametlikult siia või selles mõttes, kui see moment on käes, siis võta kindlasti ühendust, et ma tahaksin sind meile õpetama. No see kõlab küll nagu oleks mingi saatus või selline, et eluloog kuidagi iseenesest. Ja täpselt, et see kõik terve see Malta kogemus oligi selline, et nagu iga märk viis lähemale sinna, et ma saaksin nagu kinnitust sellele, et see on minu nagu õige rada. Sest Soome ikka üldiselt on näidanud seda, et ja hoolimata sellest kõigest, et tegelikult mul on siin väga palju armsaid inimesi, istuvad siin samas 2 tükki. Need on külla sul? Ja, muidugi, ilmselgelt, kõik. Ma ei ole Malta käinud kuule. Jaa, nagu täiesti super, muidugi. Kõik tahavad külla tulla ja see ongi nii tore, et ma ei kaota sidet ka inimestega, sellepärast, et Malta ei ole üldse kaugel. 3 tundi 55 minutit lend ja lennupiletid on ka täiesti väga sobiva hinnaga, kui võtta õigel ajal selles mõttes, et ja minu ema läks ka sellepärast, temale ei meeldi ka külm. Külm, see kliima, mul on täpselt samamoodi, ma olen siuke külmavares, et see on lihtsalt täiesti jõudne. Kõik palju ma riided panen selga, mul on ikka. No praegu sul ei ole väga palju. Ma pidin küsima, see on soe ikka või? Ma ei ole üldse süvenenud sellesse, kus see on. Maltal on soe, mina viibisin seal kevadel. Ma olin terve märtsi Maltal. Ja mul oli hea meel, ma sattusin kevadel, siis ei olnud nii väga soe või selles mõttes 15 kraadi, oleneb varieeruvalt, päike vahepeal oli ka sadas vihma, et ma nägin sellist seda õiget nagu kliimat, et see ei ole ainult nagu siin praegu. Jaa, aga võib-olla natuke jahedam isegi ja see meri ja see kevadine, see möll ja torm, see oli lihtsalt selline nagu, ma ei tea, kunst. No ma arvan, et see suvel on ikka päris soe. Suvel on seal tõesti, Malta rahvas ise alati küsibki täpselt, et Soomest siia. Ja teil on ju Soomes ju jumal maailma kõige õnnelikumad inimesed, alustame sellest. Tõesti see, ma ei tea, kes mõtleb välja neid mingisuguseid uuringuid või asju. Ma kunagi ühe soomlase käest küsisin seda, et mida sellega mõeldakse, siis tema seletas mulle ära. Oho, nii. Mida sellega mõeldakse. Mõeldakse seda, et enamus Euroopa riikides näiteks haridus on tasuline. Arsti juurde minek on tasuline enamasti ja siin väga palju on riigi tugesid inimestele, kes ei saa hakkama, eks ju, ja siin on ka see sotsiaalne pool, see laste poolne, see sotsiaal on nagu väga heas kohas. Et nad mõtlevad nagu seda. Jaa, ei, sellega ma nõustun. Et sellepärast on maailma kõige õnnelikumad inimesed, et siin ei pea teatud asjadest maksma, kuigi see nüüd muutub minu arust rohkem ja rohkem. Ma täna alles kuulasin podcasti, kus öeldi hoopis teist põhjust. Ja mis see on? Inimesele pidi kõige suuremat õnnetunnet tekitama ostukeskuses ostukäruga ringi liikumine. Vau! Okei, ja miks mitte? Ja et ma mäletan, kus riigis pidi täitsa olema siuke normaalne. Inimesed käivad kuskil ostukeskuses, võtavad erinevaid asju, tekitavad endale selle hea tunne, ma saan kõik lubada ja siis lähevad kassa juurde, jätavad käru, sinna lähevad poest välja oma hea tundega, et no aga seda saab igas riigis teha ju. Ei jaa, aga see ei ole ju mingit takistust kuskil. Soome üks esimesed, kus Euroopa riikidest need siuksed suuremad ostukeskused tekkisid. Okei, väga huvitav. No näed, see on mitmekülgne see õnnelikkuse teema, eks ju. Kellele mis, kes mida õnnelikuks teeb? No jah, aga mõnes mõttes on arusaadavad, kui ikkagi, ja siin on minu arust, ma ei tea, kuidas siin koolis, mul ei ole väikseid lapsi, kes koolis käivad, siin on koolisöök on tasuta või? Koolisöök on tasuta, koolisüsteem on väga kerge või ma räägin oma kogemusest selles mõttes, et neile ei jäeta koduseid ülesandeid väga, neil ei ole mingisugust hullu tampi, nad pole eales õppinud pähe ühtegi luuletust. Kiku käib 7. ja Kair on 5. See on huvitav. Ja lisaks sellele ma avastasin alles hiljuti või tähendab, mõtlesin selle asja peale, mul oli tegelikult see juba varem, ma teadsin seda, aga ma ei mõelnud selle peale, et minu lapsed ei oska lugeda kirjatähti või selles mõttes, et nad jah midagi, kui on mingi retsept või minu nagu need asjad, siis on mingi veerivad sealt, üks asi on käekiri, mul on tegelikult arusaadav käekiri, aga just see, et neid õpetatakse koolis siis ainult nende raamatu trükitähtedega.
jah, mitte suurte trükitäht, mitte caps lockiga, aga selles mõttes raamatu kirjatähtedega ja vaatasingi vihikutest ja asju kõik. Et ei ole nagu sellist sujuvat kirjutamist? Ei. Ei ole mõelnud selle peale. Ja no mina alles üks päev mõtlesin, kui meil tuli see teemaks vaata selles mõttes kodus, mõtlesin, no selge, siin on midagi vaja teha, eks ju. Hakkame kirjakeelt õppima siis 13 ja peaaegu 12 aastase lapsega. No see on midagi väga positiivne. Jaa, et on nii-öelda positiivseid pooli ja negatiivseid pooli, et ei ole seda, et nad tulevad koolist koju ja nad istuvad ja õpivad, nii nagu minul oli selles mõttes tunde, kuni nutuni, südaööni. Et selles mõttes seda ei ole. Aga muud asjad on jälle nii nagu nad on ja ei nõuta väga, raamatud on lohakalt toitud ja see ei, nagu sellele ei pöörata üldse nagu tähelepanu, et on nii miinused kui ka pluss pooli, nii nagu ikka, aga ma eelistan seda, et mina ei pea väga palju tegelema veel laste kooli asjadega, sellepärast, et et ema ja isa päriselt ei peaks olema õpetaja. Ja, noh, nii nagu meil selle jaoks ongi need õpetajad seal koolides. Selles mõttes et vaata, soomlased on, nad on ju heaolu ühiskonnas elanud, eks ju, et nemad hästi hindavad näiteks puhkust. Ja nad austavad seda, kui sina puhkad. Et siin ei ole sellist asja, nagu see mis selle nimi oli see pankur, kes ütles, et tema töötajad peavad 24/7 olema saadaval, eks ju. Lõhmus või? Lõhmus, jah. Et no siin ei ole sellist asja. Et siin on ikkagi hästi ära määratletud. No eestlane on orjarahvas, ma ära unustan. No jaa, võiks üle saada sellest. See oli kunagi. Aga noh, ikka istume kinni seal, on ju. Päriselt võiks ju üle saada. Et siin ma olen küll õppinud seda, et sa ei pea käima haigena tööl. Eestis see oli seal nagu vaadati sulle imeliku näoga otsa, mis mõttes haige 40 palavik, no aga võta paar seda tabletti sisse, kui sa jaksad no seal oli selline suhtumine, aga siin on hoopis selles mõttes jällegi teistsugune suhtumine. Ma ei tea, kuidas on seal üle muudes riikides, ma kujutan ette, et Hispaanias on ka selline fiesta mañana ja lõunapausile magama. Ma selle 5 kuuga ei pidanud süvenema sinna, ma ei oska selle... No ma arvan, et seal on ka ikkagi selline... No ma usun küll, jah. Inimlikum see asi. Kui seal on siesta, et inimesed lähevad päevaaeg koju magama, et jaksaks edasi tööd teha ja et õhtud lähevad pikaks, sest seal on mingi 10-12-ni õhtul inimesed, kuidas nüüd sai ja ketsupiga või? Ma mõtlesin, see on moos, aga see vist pidi ketsup olema. Teevad... istuvad nendes söögikohtades, teed, said ja ketsupiga ja... Kombinatsioon. Aga ei tea, kuidas seal Maltal on. Et samas see bürokraatia, ma olen aru saanud, on igas riigis hästi hull. Et isegi Eestis pidi olema see veel enam vähem. Aga mul tundub, et üldse Euroopas läheb see bürokraatia on hullemaks igas kohas. Et ega siin see Soomes ka kõik see heaolu ühiskond alati igal pool on nii plusse kui ka miinuseid, et vali oma see milliste miinustega aktsepteerid. Jah, täpselt, millised miinused on okei ja millised plussid ja selles mõttes tegelikult ikkagi ütleme niimoodi, et see Soome tulek, ma võin küll öelda, okei, mulle ei meeldi siin ka. Aga samas see on ikkagi oli palju parem variant kui Eestis. Just nimelt jõuame sinna teemani töö mõttes. Aga mis tööd sa tegid Eestis? Issand, ma alustasin kohvikust, ma töötasin kofeinis, see oli minu esimene töökoht, mis olingi 16 või ma sinna läksin, see oli väga tore. Aga tekkisid probleemid, omaniku vahetus, hakati suruma jälle nii hullult peale igasuguseid asju, et pidin lahkuma. Siis ma töötasin koolituskirjastusfirmas, koolitusassistendina, täiesti juhuslikult. Läksin kleepima ümbrikke ja siis lõpetasin koolitusassistendina kõikide muude ülesannetega. Väga mõnus töö oli üks mu lemmikumaid. Ka kirjastusega tegelesin. Meil oli koolituskirjastusfirma, väga huvitav töö. Kertu Rakkega käisin Narvas, raamatu esitlust, täiesti minu jaoks idekas. Aga siis tuli meil see majanduslangus ja firma sulges uksed. Ja siis ma sattusin tööle kohvikusse, oma sõbranna kohvikusse või vanemate kohvikusse ja see oli täiesti õuduskuubis. Ütleme niimoodi, et nagu
kui ikka töötad nagu kopikakoide all ja selles mõttes tunned, kuidas sind imetatakse. Tahtnud olla tööl kohas, kus sind imetatakse, aga tegelikult sattusid sinna, kus sind imetakse lihtsalt tühjaks. Et see oli nii huvitav, et tollal ju Töötukassa toetus, eks ju. Ja siis minu palk maksti kinni ja siis ütleme niimoodi, et ma pidin lihtsalt hiljem süsteemide kaudu et teeme seda suuremaks, eks ju, kuidagi, et äkki ma saaks rohkem palka, et vaatame, kuidas nagu see üldse käima läheb. See läks väga hästi käima ja sellepärast, et seal oli imeline klienditeenindaja, kes väga armastas oma tööd ja inimesi. Ja siis, kui hakkas hästi minema, siis ja mina pakkusin selle variandi, et tõstame siis seda, sätime kuidagi, et mina saaks rohkem palka. Siis oli jutt, et ei naljad, et kus siis ükst asja nagu ehtatud, eks ju. Ja siis, aga lõppes see niimoodi, et see tehti ära ja ma olin sunnitud selle raha tagasi jääma. Sinna, et ma ei saanud nagu ise nagu mitte midagi sellest, aga selles mõttes skeemitame nagu minu arvelt. Ja kui ma julgesin öelda, et see ei sobi mulle, siis ma olin jälle paha, eks ju, mis sul on kahju nagu või asja või see nii nagu, mis see sind puudutab, on ju, et see oli nagu väga-väga keeruline töösuhe. Ja tol hetkel tuligi see Soome teema ja ma tulin hea meelega, just oligi euro tulek, see oligi see ületulek, mina töötasime krooni ajal ja siis minu palk oleks olnud jumal 2.50 tunnis või kuskil sinna kanti, eks ju, kui see kohe nagu vahetus. Ma ütlesin, et issand jumal ja ma tulin Soome, mul läks natukene aega, enne kui ma omale töö leidsin ja hästi ma läksin koristuse peale ja mu palk oli 9. Kusjuures Eestis vist on siiamaani mingi 4+ tundi tava, ma mõtlen tava. Vaata seda helget poolt. Oleks seal hästi olnud, see poleks Soome tulnud. Jaa, täpselt, loomulikult. Ja seda ma mõtlesin ka selle peale, et miks Soomes on olnud nii või naa, et selles mõttes, et kui me oleme mugavustsoonis, meil on mõnus kodu, kõik on hästi värki, võib-olla sa ei mõtlegi nagu selle peale, et ma olen vales kohas või ma tahaks midagi muud. Et see muidugi ka, aga positiivne, siis oligi see moment veel, kus oli nagu mõistlik tulla Soome tööle, sest et sa said nagu paremat elu endale lubada, eks ju. Tänapäeval vaadates nagu, et see oli siis 16 aastat tagasi, 15. Oli mu palk 9 tunnis minus maksud ja võtame praegult selle koristuspalga, et nüüd me oleme jõudnud suht nagu sinna samasse auku selles mõttes. Ai, ma ei teagi, kui palju on koristuspalk. Ma arvan, ma päris täpselt ei saa väita selle pärast, et ma arvan, et äkki mingi 11 midagi, oleneb, kus sa oled, mida sa teed ja mina ei alustanud tegelikult sellest, kes su tööandja on üldse. Aga miinimum on ikka sinna päris nigela, et see on tõusnud tegelikult ainult mõned eurod selle aja jooksul, et see on täiesti absurd. Selles mõttes tegelikult, sest et vaatame, palju toit on tõusnud või elamiskulud või mis muud. Jumal ära kütusest üldse räägib, mul tõusevad ihukarvad püsti selles mõttes, et ja ka sellel on minu jaoks lahendus Maltal. Sellepärast Maltal ma ei pea autoga sõitma, mul ei meeldi autoga sõita. Nagu te ennem nägite, ma ka hilinesin täna natuke sellepärast, et ma olen siin auto vedasid valesti kohta? Ei, lihtsalt navigaator näitas valesti. Päriselt, sükst asju juhtub mul pidevalt, sest ma peangi startima, ma startisingi varem, aga ma tulin stiilse hilinemisega. Navi oli sellega arvestanud. Et see on üks asi, mis on, mulle ei meeldi, ei sobi, ma teen selle ära, ma tulen ja ma käin ja ma pääsen punktist A, B, aga samas mulle väga meeldib, kui keegi sõidutab mind. See hõlbustab minu elu lihtsalt nii mega palju. Ja need jutud kogu, kuidas ikka ei oska sõita. Ja mul on load olnud 20 aastat. 20 aastat. Ja ma sõidan pidevalt erinevates kohtades, aga see ei ole selline asi, et sa pead rohkem sõitma ja see on lihtsalt see, mis on just nimelt... Taksojuhist sa ei hakka? Ma ei. Teiste inimeste turvalisuse huvides juba mitte. See kaua sa oled veel, sa postitantsu veel teed siin?
Postitantsi ikka teen, selles mõttes postitants, tuleme siis selle juurde, minu kire juurde. Kuidas sa üldse alustasid? Kuidas sa üldse algas? Sa tegid siin seda, eks? Jaa, ma alustasin niimoodi, et tegelikult mul ei ole meeldinud üldse ennast liigutada või mingit füüsilist teha. Kehaline kolm, ma viilisin tundidest, ma ei käinud kunagi suusatamas või värkist, ma olin nii-öelda kehv. Ja kui olid need ebamugavad olukorrad, eks ju, et jagame siis nagu võistkondades, siis keegi hakkab valima. Ma lihtsalt alati teadsin juba, kuidas see käib, kõik valitakse ära. Mina seisan seal mingi, Kerli, mine sina sinna punastesse, eks ju. Ja siis ma ootasingi lihtsalt selle ebamugavuses, kuidas mind rahvaste pallis välja visata, et ma saaks kähku nagu minema sealt, sellepärast ma tundsin, et keegi tahtnudki mind sinna mängima ja see oli täielik nagu ei. Rääkimata mingitest jooksmistest või mingisugustest mingit pingutamisest nagu selles mõttes ei. Minu kirg tegelikult oli juba lapsena ronida, turnida. Mustamäel olen ma selles mõttes kasvanud vaibaklopperite otsas, puude otsas, no ikka sellised meie aja laste mängud, et see oli siis füüsilisest poolest ainuke, mida ma olin tegelikult teinud. Aga lapsed tulid, eks ju. Ja mul oli kodus ma tahtsin välja pääseda samamoodi, eks ju. Mees käib tööl, pääseb välja, vahepeal sa istud seal kinni hommikust õhtuni ja siis tuled korra ja siis on mees väsinud, siis viskad lapsed sinna, siis käid korra pesemas, et see on tegelikult äärmiselt keeruline, kui sul on 2 väikest last, nii väikse vanuse vahega. Aga täpselt nii ma soovisin ja nii ma sain. Et ma tahtsin välja pääseda. Siis ma avastasin, et Keraval on selline koht nagu fitness spa, kus on postitants. Mõtlesin, et aga täitsa huvitav ja ma lähen proovima. Seal oli selline tutvustustund ja läksin kohale. Soome keelt ma õieti ei rääkinud. Ma kartsin juba seda, kus ma hakkama saan, aga ma võtsin seda kui 2 ühes. Soome keele õpe ja ka midagi teha. Esimene tund oli väga raske, täiesti kohutav, ma ei saanud mitte millegagi hakkama, absoluutselt. Ja ema ütles juba kohe ka, et sa tead, kuhu sa lähed. Et ma nägin telekast nagu, et see on ikka midagi väga-väga ekstreemset. Ja sul ei ole lihas, et sul ei ole mitte midagi selles mõttes nagu või noh. Et ma ütlesin, aga ma lähen ikkagist, on ju. Ja ma läksin sinna ja juhtus selline lugu, et ma armusin oma postitantsuõpetajasse tegelikult. Mul oli meeletult ilus, tore naisterahvas ja me ei räägi siin selles mõttes, me räägime, et oli lihtsalt nagu inimesse, armusin inimesse. Ja ta kuidagi tegi selle nagu nii mugavaks, meeldivaks ja selliseks, et kui sa läksid sinna tundi, see ei olnudki nagu trenn. See oli lihtsalt väga meeldiv ajaveetmisviis ja kõik mured, lapsed, asjad, kõik jäid koju selleks hetkeks, kuna tegemist on ikkagist ka ohtliku alaga, eks ju, olen kuulnud, et kindlustuski tihtipeale paneb selle ekstreemspordi alla, kuna sa oled selles mõttes ikkagist paned ennast elu ohtliku olukorda päris tihti. Aga see mulle just meeldiski tegelikult selle juures ja väljasaamine ja see tegelikult eneseareng, see, et sa tõesti tuled nagu sellest, et sa absoluutselt midagi ei tule välja. Ei tule välja ja ei ole see, et ma löön käega. Et ma ei viitsigi proovida või asja. Siis kui ma käisin ära esimesel tunnil, siis ma teadsin või tähendab soovisin või mis iganes, ma otsustasin, et ma proovin, et ma tahan saada samasuguseks nagu oli Sadu, minu postitantsu treener, sellepärast see, mida ta teeb, on lihtsalt nii imeline. Ja siis ma ütlesingi kohe, helistasin emale ka, ütlesin, et minust saab postitantsu treener. Ja noh, selles mõttes me ei räägi, mis vastused sealt tulid või ega seda enam see mind sütitas. Vaata, mis mõttes nagu sina umbes, ei mina. Ja nii ma hakkasingi aina kogu aeg, iga vaba hetk, kui ma sain lastehoiu või värki, mul ei olnud ka lastehoiu ka väga hästi, sellepärast, et mehe vanemad elasid küll Soomes, aga nad võtsid, siis kui oli tõesti väga vaja, nii-öelda, ja siis sa pidid alati valima, mis hetk sul vaja on, et selles puhkuse jaoks ei saanud võtta. Et siis oligi see, et sul pidi olema piisav põhjus ja sa pidid olema nagu enam-vähem, sa teadsid, et sa ei saa ennast unustada kuskile, sa pidid olema nagu järgi mingi moment, eks ju. Ja siis ma igal vabal hetkel ainult saali, sest see oli nii põnev esiteks ja just
see, et sa saad millegile muule mõelda ja see kuidagi sütitas mind nii tugevalt, et läks mööda 1,5 aastat ja ma võistlesin Eestis postitantsu meistrivõistlustel. Ja siis alustasin ka treeneritööd suhteliselt samal ajal. Aga kuna Soomes ei ole regulatsiooni, nagu postitantsu treener võib olla kes iganes või selles mõttes sul ei ole vaja mingit paberit, mingit haridust, mitte midagi, samamoodi ka õhuakrobaatia ja kõik muud säärased, mida ma olen ka õpetanud ja õppinud. Mul on paberid igast eri kohtadest ja siis ma otsustasin, mina lihtsalt niisama ma ei julgegi esiteks niisama, kui ma ei tea tegelikult lihastest ega asjadest mitte midagi. Siis ma läksin õppima Fitness Akadeemia Finlandisse level 2 fitness instruktoriks, siis alagrupina rühmatreeningud, minu esimene aeroobikatund või siis nii-öelda üldse mingisugune muu siis nii liikunda selles mõttes ja see oli väga keeruline, see oli väga-väga raske. 1,5 aastat anatoomia, ingliskeelne anatoomia, lihased, asjad, aga ma tegin ära ja ma tulin paberiga välja. Tulin paberiga välja ja siis ma tundsin, ma olen valmis. Aga miks inglise keeles? Sellepärast, et ma tegin rahvusvahelised. Võib-olla ma teadsin juba. Võib-olla sul oli siis teadmine. Ei, aga tegelikult mul oli alati siuke teadmine, et või kui ma lähen kuskile, siis selles mõttes, või kunagi ma ikka kuskile lähen. Et rahvusvahelised ja selles mõttes ma tundsin ennast enesekindlalt, ma tean, mida teha, ma tean täpselt, mida teha ja kuidas teha ja et inimestel oleks turvaline treenida, see on teine asi. Sellest, et tegemist on nii füüsilist nõudvad nagu... No see on päris hull, kui ma seda olen vaadanud, et see on segiliestori, kes seda teevad. Aga ilus on vaadata ja tundub kuidagi ülilihtne. See ongi minu töö, nii nagu ma alati natukene ka elus trenni teinud, siis ma tean, et see ei ole mitte midagi lihtsalt. Jaa, selles mõttes ei ole lihtne kõige, ma arvan, viimane tase ongi see, et sa lihtsalt suudad seda normaalset nägu hoida selle kõige asja juures. Aga see ongi oluline. Jaa, ja samas kui sa naudid seda nii väga, siis ei ole ka nii raske. Päris ausalt öeldes, et kui sa teed seda vägisi, siis võib-olla see ei näegi selline välja. See on iga asjaga ju nii. Hambad ristis teed midagi, siis ei ole naudita. Vastupanuga loob vastupanu. Sa käid postitantsus? Eks ole. Mehed käivad, eks? Ka postitantsus? Jaa, mehed käivad. Väiksed mehed, ma mõtlen, et... Väiksed mehed, suured mehed. Suured, tugevad mehed ja teevad naistele silmad ette. Päris? Mees on ju tegelikult ju füüsiline. Ma ei ole näinud mees postitantsi. Minu lemmik postitantsija, üks minu väga suur eeskuju ja kellega õppeklassides ma olen käinud Poolas ja erinevates kohtades on Dmitri Politov, üks vene päritolu meesterahvas. Võib üldse. Et selles mõttes tema on lihtsalt nagu, ta on imeinimene. Ta on tegelenud kunagi parkuuriga, tal on mingi taust, aga need saltovad ja see kehakontroll ja see kõik, mida see inimene teeb, see on täiesti lihtsalt hämmastav. Et mehed on palju tugevamad, mu oma vend on käinud ju külas ja meil on sünnipäevasid, olen korraldanud postisaalis ja asju, et tuli sinna ja tegi niimoodi neid asju, et mul oli siuke tunne, mida mina siin üldse teen. Seda tahaks ise ka näha. Jaa, aga meeste postitants ja ütlevad täpselt üldse tegelikult, millest me räägime, siin on inimestel omad kohe, millest me alustame. Üldiselt ma räägin, on kohti, kus ma lihtsalt ei pea vajalikuks avaldada või selles, kui keegi küsi või siis on vastuseks ma tegelen õhuakrobaatiaga või akrobaatiga. Et selline eelarvamus on inimestel selle postitantsuga. See on ju absoluutselt. Et see on mingit striptiisiga seotud. No ja selles mõttes, kuna ma olen aastaid töötanud ehitusel, eks ju. Aastaid igast eri paikades eri inimestega kokku puutunud, siis selles mõttes, et seal valdkonnas oledki selles mõttes ju prostituut. Strippar, prostituut selles mõttes, et kes teeb sükst asja vaata ja kõik naljad ja kõik lähevad alati sinna seksuaalsesse valdkonda, sellepärast, et see on ju kuigi see on tegelikult üldse pärit kuskilt mujalt ja kui see juba tegelikult suhteliselt midagi jagad üldse inimkehast või asjast ja sa näed, mis seal toimub, siis selles mõttes sa saad aru, et see on hoopiski midagi muud tegelikult. See, miks meil on napid riided, sellepärast, et ilmselgelt, kui mul on jalast püksid, ma ei saa põlve. Libe on. Jah, libe on. Mina muidugi olen sellisel tasemel, et ma võin teha ka riietega.
mitte küll kõiki asju, teatud asju, mida ei saa teha, aga samas nagu pealaspidi minekud ja värgid, ma ei libise. Et ohtlik on ka. On, ja. Et kuidas sa ise tunned, kui sa saad kätesse piisavalt palju jõudu, sa tead, et käed hoiavad sind, hoolimata sellest, kas sul on riided libedad näiteks, aga teatud asendit sa ei saa võtta. Et tegelikult on sellega seotud üldse, et see ei ole selleks, et näidata midagi või noh, oleneb, aga see on ka eri asjades eri teema, et see on nagu tegelikult ikkagist trenn ja oma kehaga ühenduse loomine, üldse õppida tunda nagu oma keha ja lisaks veel sellele see mentaalne pool. Kui palju sa näed täpselt neid asju, ma ei saa värki, kuidas juba lapsed, ma õpetasin lapsi, vahepeal üks tüdruk õpetas teist, räägib 7-aastane. No sa pead minema niimoodi, et sa tead, et sa teed selle ära. Mingi vau, vaata. Ja siis inimesed ei saa sellest aru, et lapsed on tulnud meid õpetama. Ja. Lihtsalt mõtled peas välja, et sa teed selle ära ja sa lähed ja teed selle ära. Ja, täpselt. Ja nii on elus enamus asjadega. Ja siin on jälle see ka, et kuula lapsi palju. Ära mine, sina ole nüüd vaatama, tee nii ja värk. Ei, kuula lihtsalt ja päris huvitav neid kuulata. Kus juures. Et jaa. Et sealt see kõik nagu tuligi ja üldiselt siin ma võin seletada, millega ma tegelen või asja. Mina isegi ausalt ei viitsi sinna tasemele laskuda. Et üldse kellegile seletada, kui keegi on koos ja midagi. Jaa, see ei ole minu inimene. Meil ei olegi tegelikult, siit lõpeb meie vestlus. Kui meil ei ole vägisi vaja mingit viisakus vestlust teha, et meil teeme tööd koos või mingisugune nagu, et meil on asju ajada. See on ka tegelikult, mida inimesed ajavad sassi nagu ülbusega. Et ma olen ülbe või ma ei ole, ma olen väga armas inimene ja selles mõttes ma lihtsalt leian, et ma ei viitsi kulutada oma aega selle jaoks enam, et lihtsalt teha kellegile meele järgi olla. Siit tänan raamatut Julgus mitte meeldida, kui ma ei eksi, oli see raamatu nimi. Et ikka nagu, et see on teekond, see on tegelikult, mida see kõige rohkem arendanud on. Ma ei läinud selleks, et mingi, ma ei tea, ilusat keha saada või mu kehal ei olnud midagi viga. Selles mõttes ma olin suht heas kaalus või nii öelda, sest ma ei olnud, aga see on lihtsalt boonus või pluss nagu tugev keha selle asja juures, tegelikult see mentaalne pool, hirmude ületamine üldse, hüppamised ja pea alaspidi minekud, see on inimeste põhihirm. Ma tegelen iga päev inimeste hirmudega tegelikult, eks ju. Et sellega, kuidas me saame punktist A punkti B. Mul oli üks klient, kes aasta aega ei julgenud, ei saanud pea alaspidi, proovisime igatepidi ja sa pead toetama ja olema. Kui ta lõpuks sai, me mõlemad nutsime. Pisarad on silmis sellest, et see on nagu see ka põhjus, miks ma seda teen, et näha seda, kuidas inimene saavutab ja kuidas inimene tuleb nagu läbi mingisugustest asjadest, see on lihtsalt imeline tunne ja mul on hea meel, minu väike see võlukepike on seal juures olnud, et meil tundidel ongi ka see, et tüdrukud vajavad tuge. Kuidas kunagi vahest ma hoian nüüd üles, aitan seal mässan, selles mõttes hoian ikka täiega kinni, et saaks selle asendi. Vahest piisab sellest, ma just naeran, kui ma tulen selja taha lihtsalt. Ja hoian käsi, ma ei pea isegi aitama või midagi. See turvatunne, et ma olen seal, ma ei kuku ümber, kui midagi on, siis Kerli aitab, eks ju. Ja see ongi nagu see, ma ei tea, energeetiline siis nii-öelda tugi tegelikult. Ja tänaks ma võin öelda, et ma oskan seda väga hästi. On olnud hetki, kus mul on olnud ebakindlusi, kui on juhtunud mingisugused olukorrad, üldse ühe korra on juhtunud tegelikult üks hullem olukord mul klientidega, aga muus mõttes on minu rühm on lihtsalt täiesti imeline, täpselt minu nägu. Ja nüüd sa jätad nad maha? Ma ei jäta neid maha. Ma ei jäta neid maha. Nad tulevad Maltale külla kõik. Ja kõik, kes soovivad, nii nagu ma olen ka öelnud, tulevad Maltale. Kellel on vähegi olnud soovi ja neid on nii mõnedki inimesed, kellele ei ole siin eriti hästi. Ja kes on samamoodi mõlgutanud selliseid unistusi. Nii et ma lähen sinna. Ma olen ukse lahti. Ma loon oma selle sinna ja sinna on tere tulnud kõik inimesed. Maltalt uued inimesed, minu kõige lähedasemad ja kallimad inimesed, minu rühm. Kuidas su lapsed on nad ka valmis? Oi, nad on rohkem kui valmis. On? Jaa, kohvrid on juba pakitud, ootavad, millal me lähme. Ilmselgelt muidugi, ma olen ammu juba rääkinud seda, et ma tahan ära ja selles mõttes tegelikult ma tegin ka selle otsuse lähtudes sellest, et esiteks me ei suru, mitte kedagi tulema selles mõttes.
teiseks, ma ei oleks halb ema, kui ma läheks üksinda. Sellepärast, et ma leian, et noh, ma ei saa, ma olen niigi seda teinud, me oleme siin olnud nii kaua, sest ma olen olnud ilusti selle aja ära. Aga ma tunnen, et ma pean minema. Ma pean minema ja selles mõttes meil on ka variant kohtuda, kui näiteks lapsed ei oleks tahtnud tulla ja oleks valinud, et nad tahavad Soome jääda. Tahavad isa juurde jääda, neil on siin koolid, sõbrad või asjad, et see oleks olnud täiesti okei, sest ma lasingi neil ise otsustada selles mõttes. Ja nüüd tulebki, me läheme juunis vaatama. Esiteks nad on otsustanud, eks ju. Aga minu meelest see on natuke ebaõiglane niimoodi, et kuule mingi, ma ei tea, vaatame videosid ja värki ja siis otsusta ära, kas tahad siis või tahad. Jaa, et siis ma leidsin viisid. Ma olen näinud palju vaeva selleks ja asja me saaksime, sest et tegelikult mina olen põhiline nii-öelda selles mõttes pere ülevalpidaja ja võimaldaja ja asja, et mul ei ole väga tuge. Ja siis ma leidsin need viisid ja me läheme 10. juuni Maltale koos. 10. kuni 24. juuni me oleme seal ja lapsed saavad ise 2 nädalat kogeda Maltat, vaadata, kuidas neile meeldib. Me veedame mu sünnipäeva seal koos ja tuleb kaasa ka minu vend, minu kallis vend, kes on ka minu peresidemed, on väga tähtsad mulle. Et tema tuleb ka meiega vaatama ja ma arvan, et terve Pallaste koloon lõpetab selles mõttes Malta. Ja, et lähmegi vaatama ja siis saavad lõpliku otsuse teha, aga ma arvan, et see on ilmselge. See on ilmselge selles mõttes, et esiteks juba see, et nad hoiavad ju selle vanema poole, kes on emotsionaalne tugi ja see, kes laseb neil olla tegelikult. Minu jaoks on hästi tähtis õppetund läbi elu olnud see, et lase lihtsalt olla. Lase lihtsalt olla inimesel, isegi lapsel või nii-öelda selles mõttes, et las ta olla. Tõesti kõik asjad on korras ja mingid jamasid ei ole ja samas kui mingid jamad, siis nad teavad, et saavad alati tulla. Ei ole kunagi seda, et ma ei tea, mis... Ei, absoluutselt. Ma olen lõpuks ise see lapse vanem oma lastele, keda ma oleks vajanud ja soovinud ja mulle meeldi suruda inimesi enam tänaseks. See oli mu ju lemmik hobi aastaid võtta ja hakata suruma. Kerli teab, kuidas olema peab. Ei, lihtsalt see oskus lahti lasta. Aga hea. Igatahes ma loodan, et sul läheb. Ma arvan, et sul läheb hästi. Muidugi läheb. Loomulikult läheb. See läheb väga hästi. Seda nägu, et on läheb hästi. See on see hästi mine nägu. Jaa. Et ja põhiline ongi see, et ma saan jätkata seal oma postitantsu teemat ja ma saan valida ükskõik millist töö ma soovin. Selles mõttes, et ma ei soovi töötada ehitusel. Ilmselgetel põhjustel. Selles mõttes, et see ei ole kerge olla ilus kena naisterahvas ehitusel. Esiteks ei saagi ennast väljendada tihti peale seda meelega pead ennast mingi ära räbaldama või kuidagi selles mõttes oleme kuidagi väiksem ja, või siis kas sa pead olema siis nii-öelda mees, ülbe, ropendav tropp või siis sa pead olema üldse mingi vait kuskil nurgas, ei saa liigutadagi ennast, sest muidu juba vaatad, kuidas inimesed on seal. Töö seisab, eks ju, jälgitakse, kuidas sa tööd teed väes, et täiesti siuksed elementaarsed elulised nagu asjad, et ebamugav on töötada ehitusel. Nendel objektidel, kus sa teed üksi tööd või see on okei. Ma arvan, et üksi töötamine ongi võib-olla see koos töötamine meeste rahvastega on suhteliselt keeruline. Seal tekivad ikkagist mingisugused nüansid tegelikult ja mina olen ju see olnud alati, mida olen kõigi sõber ja ma ei taha, eks ju, tülisid ja värki ja asju, selles mõttes ma olen lasknud korduvalt ületada oma enda piiri või piire selleks, et mitte nagu jääda sõprusest ilma ja teatud nagu asjadest, et lõpuks ma sain aru, et aga ma ei tee seda enam. Selles mõttes, et ma ei taha seda teha. Ma tahan tantsida, ma tahan olla naine, ma tahan elada oma asja, ajada selles mõttes, et aga ütleme niimoodi, et see nagu töö mõttes see ei ole väga töö, see postitantsuamet, see on rohkem ikkagist tasustatud hobi. Et ja samas mul on hea meel, et ma olen ikkagist saanud seda teha, et see ikkagist võimaldab seda teha, aga see ongi põhiline tegelikult, et teiste, ma olen nii palju inimestega tutvunud, meeletult ägedate naistega ja kui palju on nende elus nagu muutunud. Tegelikult see ongi nagu, ütleme, see ei ole treening, see on postiteraapia.
oleneb muidugi, kes juhib seda rühma, kes loob selle ruumi ja mis seal toimub, et näha, kuidas inimesed astuvad välja vägivaldsetest suhetest. Kui nad astuvad sinna ja nad tulevad ja nad on näiteks väga nagu, me ei olegi mitte keegi, eks ju, ja värk ja ma ei oska ja värk. Ja siis kui vaikselt juba paar kuud, ma oskan seda teha. Jaa, ma oskan seda teha, ma oskan teist teha selles mõttes. Panen tähele, naised hakkavad alati hoolitsema välimuse eest rohkem. Jaa. Ma just mõtlesin, et kindlasti toob nagu naiselikkuse ka esile. Ja üldse toob ka blokid naistel kohe esile, kui me teeme midagi sellist, kas see voolavus on seal või nagu puunukk ja ma ei tahagi üldse lasta sellel nagu energial liikuda, eks ju, et see on nii hea õppekoht, aga hästi erineb. See on minu rühm ja see on Eesti õpetaja ja mul on praegusel hetkel on ainult Eesti tüdrukud. Soome postitantsu pool absoluutselt hoopis teine kategooria, teise podcasti teema. On ka, see saab olla nii erinev. Ja Soome kliendid ei soovi minu juures käia. Miks? Ainult mu enda inimesed, kes on jäänud mul kunagi oma postitantsusaal ja sealt mul jäi inimesi ja värki, sellepärast, et soomlastele ei meeldi, et ma olen ilus. Nad tahavad, et nende postitantsutreener on selline nagu nemad, natuke võib-olla kogukam selles mõttes, neil ei ole vahet, mille see välja. Kas kogukam inimene? Kas on? Oi, jumal. Hästi tantsivad. Jumal leidi. No vaata, ma ei tea ju. Ma olen näinud ainult ilusad. Mul kuidagi assotseerub see kuidagi. Iluga, minul on täpselt sama nagu see meelepilt, et minu meelest see on ilus ja keha on ilus ja inimene on ilus, eks ju. Aga täiesti üllataval kombel on, see on jälle ilu on, eks ju, vaataja silmades on kohe täiesti nagu, väga koleda näiteks näoga või siis kole keha okei, selles mõttes see on muudetav, ma ei tea tänapäeval nägu ka, kui sul on piisavat, eks ju. Aga minul näiteks Eesti postitantsutreener, kes mind treenis, ei julgegi, et nimesid nimetamata, oli näost nii kole, et ma ehmatasin ära. Ma räägin päriselt ja ma ei olnud ainuke inimene, kes selles mõttes ehmatas ja kuna läksin oma parima sõbrannaga sinna treenis, mõtlesin, mammu, miks sa ei hoiatanud mind? Sa oleks võinud mind ette hoiatada, mis nagu ees ootab, siis ma mõtlesin, ma olen nii ära harjunud juba, vaata, kuidas mul oli täpselt samamoodi nagu alguses, et selles mõttes okei, see ei määratle inimest, on ääretult tasemel tubli, tore, selles mõttes inimene, aga minu jaoks on ka see nagu selline Soome postitantsu kategooria on hoopis teine. Soome naised on nagu nii teistsugused ja nad on postitantsusaalis täpselt samamoodi teistsugused nagu meie Eesti naised. Minu rühm on kõik on ilusad. Ei ole selles mõttes. Sellised naiselikud. Naiselikud hoolitsevad enda eest, ikkagist käivad nii nagu ikka Eesti inimesed küüntes ja hoolitsevad. Soomlased, neil on ainuke asi, mida nad teevad, nad kannavad ääretult napperiided, isegi minu jaoks vahest hästi siuksed, et kuidas sa üldse teed, kas midagi nagu äkki paistab sealt või isegi võib-olla julgeks päris nii, et hästi napid riietused, kogukamad, üldiselt kõik kogukamad, harva nagu selles mõttes vormis. Ja jaksavad teha. Nad jaksavad teha, nad võistlevad, nad teevad isegi võib-olla jõuliselt vahest ikka keerulisemaid trikke, me räägime trikkide tasemest või asja, ma isegi jään alla võib-olla mõningates nagu kategooriates. Venivus, see on täiesti lihastest väga palju ka kinni, mõni inimene tuleb, teeb 2 kuuga spagaadi. Sest tal on näiteks need üliliikuvad siis niveled või need ma mõtlesin, see on nii raske ala, et seal lõpptulemus on ikkagi nagu vormis. Ma ise nagu ka kuidagi ei saagi sellest aru, kuidas see võimalik on üldse. Võimalik ainult Soomes kategoorias. Sa oled käinud 5 aastat, sest et ikkagist nagu sa teed trenni ikka, ma ei tea, 3-4 korda nädalas tõmbad sinna posti kõrvale ennast Iron X-i lihtsalt hoiad kätega kinni ja lihtsalt seisad seal. Kuidas kuradi moodi see üldse võimalik on? Aga ma olen ka selle lahendanud, see on toitumine. No kindlasti. Esiteks on toitumine, mugavust, söön seda, mis tahan ja üldse nagu ei huvitagi, milline mu keha välja näeb või milline ma olen, et ma tõmbasin need trussikud jalga ja ma olengi seksikas, eks ju, selles mõttes, et mul ei ole vahet. Et see ongi tegelikult see, et isegi seal ei ole nagu seda suunda seda, et õpeta Kerli, et kuidas nagu
olla ilus või mis see vorm on tähtis, või tähtis on see, et ja samamoodi nagu näiteks nende videodega, mis inimesed postitavad, on ju, ka muidugi väga hull teema üldse postitada endast videosid ja värki, on hirmu ületamine. Minu puhul samamoodi, mis kõik arvavad, mis must, aga julgus mitte meeldida, oli kohe abiks see raamat. Et selles mõttes ja inimesed postitavad endast nagu selliseid videosid, mida on ausalt öeldes isegi nagu halb vaadata. Mitte ainult nagu minul, vaid nagu üldse nii meesterahvastel, naisterahvastel või mis iganes. Et ma saan aru, et ilmselgelt tegelikult see on kõigi jaoks. Ma ei taha nüüd kõlada niimoodi, et umbes ma ei tea, see on kõigi jaoks ja meil on tegelikult igast eri vormides, eri inimesi ja asju. Kõigil on ja teevad ka selles mõttes vormikamad inimesed väga ilusti. Ma arvan, et see võib-olla on see, et see on lihtsalt inimese seest tuleb mingisugune ilu või energia, nii nagu ongi ju eri inimesed on lihtsalt ilusad. Võib-olla see enesearmastus aitab sellele kaasa selles mõttes, et mingisugused asjad või nüansid seal on väga, väga erinevad. Et sellepärast ma ei õpetagi, sest meil oligi, me avasime tunni, mina olen tase 3 kindlasti, eks ju, selles mõttes ma olen üks tasekamaid nii-öelda treenerid trikkide ja üldse oma nagu asjade puhul, aga nad ei julgenud tulla. Mõned üksikud, kes mind teavad, ma ikka olen asendanud neile tunde, neile meeldib tegelikult, kui ma tulen ja asendan, sest mul on huvitavad trikikombinatsioonid ja värgid, nad alati ütlevad, väga hea tund oli, tore, kui keegi teine tuleb, aga samas ise nad eelistavad nagu, ja kes on niimoodi, kui leiad oma ühe, siis tema juurde nagu selles mõttes jääd, eks ju, ja võib-olla kardavadki äkki mu hinnangut või midagi sellist, kuigi mind tegelikult nagu iseenesest sellest mind ei huvita tegelikult, milline on inimene. Aga ma lihtsalt olen oma rühma üle nagu üli uhke, sest nad täiega pingutavad ja trenni tegemine on hoopis teine. Kui Soome inimene proovib 2 korda ära tulla, ei tulnud välja, siis ta lihtsalt jääb sinna seisma näiteks ja ootama ja vahtima või mis iganes, eks ju. Meie tüdrukud on kõik lihtsalt annavad minna terve trenni aja ja siis juba kui mind asendas see Soome treener ütles, et et puhake ja mis te nagu selles mõttes rapsite pees, aga ma ei tea, minu õpilane ütles, aga ma ei taha puhata ja trenn oli selles mõttes minu jaoks lahja. Ma tahan ära minna niimoodi, et mul käed värisevad selles mõttes ja mul on nägu naerul, et ma olen nagu teinud, saavutanud ja ma arenen edasi, eks ju. Mitte nii ma tulin siia ja ma tunnen, et ma vaatan kella või värk, et esiteks mul ei ole huvitav. Ja teiseks ma tunnen, et ma ei treeni ennast ja mida ma siis teen siin nagu tegelikult. Vedada aega, jaa. Siis peab olema hea vedaja ka, kellega aega vedada või sellest veeta, et kui inimene on konservatiivne ja räägib ainult tehnikast mingi terve tunni, et meie tund on ausalt siis täis lihtsalt stand-up teraapia trenn. Ütlen ausalt, et see on lihtsalt, ilma selleta, ma ei tea, mis must üldse oleks elus saanud. Ma oleks seda leidnud, see tuli täpselt õigel hetkel ja see on saatnud mind läbi elu. On olnud etappe, kus ma ei ole seda teinud. Tegelikult mul ikkagi paus ju jumal 3,5 aastat, kui mitte rohkemgi. Kui ma töötasin ehitusel, esiteks sellepärast ma lihtsalt jaksanud. Ma läksin ju tegema väikseid asju, lõpetasin plaatimiste ja piikamiste ja kõige, kes mul oli vaja näidata. Et sa saad hakkama või? Seda, et ma olen parem kui mehed. Sest meil oli lihtsalt mehed tööl, et see oli lihtsalt nii naeruväärne. Mõningad ma ei räägi nüüd üldistavalt või selles mõttes täpselt mingi 12 kukkus, mingi lähen minema, ma tahaks juba õlli kodus libistada. Ei ole vaja seda teha asja ja värk. Ei, me teeme tööd. Meil on ju projekt, meil on vaja see valmis teha, me teeme selle võimalikult kiiresti valmis, hästi valmis ja niimoodi, et selles mõttes tehtud, me ei tulnud siia, ma ei tea, istuma. Selles mõttes tegelikult on ju. Ja kogu aeg see on aja raiskamine minu jaoks, mulle ei meeldi, mul on vaja aega, mul on vaja omi asju teha, ma ei viitsi tulla kuskile lihtsalt mingi istuma tööle. On olnud mõningaid objekte, kus sa peadki istuma, midagi ei tule, üks tuli nädal aega. Lähed jälle sinna ja siis teed seda, hommikul teed selle kohvi, siis istud siin laua taga, siis on see meeting, on ju, nii-öelda ema ja lapsed. Ja siis jälle räägime sellest teisest kolmandast ja see on nagu palju väsitavam kui see, kui sa saad oma tööülesande kätte, paned klapid pähe, lülitad välja ennast üldse. Mul on hästi siuke komme, näiteks kui inimesedki poes või ma ei tunne ära või ma ei näe või asja. Mul on hästi siuke komme lihtsalt lülitada ennast välja. Ma ei taha, ma ei viitsi näha. Issand jumal, seda diviilsust enda ümber. No nüüd saad Martale sooja päikse kätte ja teha seda, mis meeldib. Ja, et mul on hea meel, ma üldse leidsin tee tagasi.
tegelikult siinkohal tänan samamoodi oma õpilasi, kes tegelikult ise kutsusid mu tagasi. Ma läksin tegelikult trenni tegema, ma olin samamoodi, ma käisin 2 korda trennis ja saali omanik mingi oota, mis asja vaata, et tule meile õpetama selles mõttes, ütlesin okei, hästi. Alustasin sealt, aga kuna see saal ei sobinud, see nagu koostöö ei meeldinud mulle ja siis lihtsalt minu oma õpilased leidsid meile selle Nurmijärve saali. See oli täpselt idekas. Sõid sinna Keravalt, mulle meeldib mööda neid põlluteid, mina tulengi ju Keravalt metsast, eks ju. Et see oli lihtsalt ideaalne saal. Kõik oli selles mõttes nii nagu pidi ja siis me alustasime sealt oma selle rühmaga, mis siis vaikselt nagu suurenes kõikide toel. Selles mõttes see rühm on ka nii huvitav dünaamika, et inimesed, kes nagu ei kuulu sinna värki, nad ise kaovad või jäävad või tekivad konfliktid. Ühe korra elus mul on üldse konfliktid tekkinud postisaalis, millest ma ise ei olnud teadlikki. Tunnetasin midagi on valesti ja siis mingi moment nagu ma sain nagu siis kinnituse sellele, kuidas ma olen eneseimetleja. Täielik enesearmastaja. Ja siis kui ma kuulsin seda tagant järgi, siis ma mõtlesin, et oo jaa. Sest tänaseks ma olengi ja teate, kui palju ma olen vaeva näinud üldse selle nimel, et ise ennast armastada, nagu päriselt armastada. Selleks ma olengi pidanud olema kusjuures ka üksi üle aasta juba. Olen ma täiesti üksinda olnud. Ma ei räägi, et selles mõttes nagu, eks ikka midagi keegi kuskilt, aga ma tunnen ennast nii hästi ja ma tõesti olen jõudnud siia kohta. Muidu on ainult jutud, eks ju. Nii, sa pead jõudma sinna, et sa oled üksi õnnelik ja sul ei olegi kedagi vaja ja siis vanasti ei, mul on vaja kedagi. Jaa, sellepärast, kuidas ma olengi õnnelik olla, kui teda ei ole. Seda välja mõeldud mingisugust potentsiaali seal kõrval, et võtame kuskilt midagi ja siis hakkame meisterdama. No täpselt, ma ütlen, et see on viimane minu paari suhe on täpselt nagu Pinocchio muinasjutt, eks ju. Lihtsalt teiseks see inimene Pinocchio moodi. Et see sama, aga mina teen sust päris poisi, vaata see haiglas. Siis ta valetab ja see nina, eks ju, kasvab kogu aeg ja värk, et see ju, see oli lihtsalt täpselt, see on see jälle, et tegelikult inimesed, vaadake, kui palju te muinasjutte lastele loete, et mina kasvasin üles ainult iga õhtuste muinasjuttudega ja olen tähele pannud, et ma olen need muinasjutud kõik oma ellu kaasa võtnud. Nii tegelased kui need ja lõpuks oli see, et ei olegi, inimene on inimene, mis sa selle puutükiga teed? Absoluutselt. Jaa, päris äge. Ja ma ütlen ausalt, ma arvan, et see aasta, see küll algas raskelt. See üldse see nagu nii-öelda 2026 või? 2025 oli see lahkuminek. Näed, märtsi paiku äkki. Ja üldse see, et ma üldse jõudsin sinna. Ma kogu aeg mõtlesin, et okei, sõltuvused on ju, räägime siin suitsetamised ja asjad, et selle pean elimineerima oma elust, siis ma saan need asjad. Siis ma avastasin, kurat, et ikka see kõige suurem sõltuvus on ikka see kiindumismuster ja see kõik see nagu sinna. Ja kui suurest tegelikult see lahenes ka huvitav, ma ei teadnud, kas see oli tegelikult, ma arvan, suhete puhul nagu see telekamängus see viimane boss, vaata. Et selles mõttes siuke nagu struggle, et aga ja algas tegelikult sellega, et ma ütlesin, ma hakkan mediteerima. Polegi sellel teemal rääkinud, eks ma olen väga palju tegelenud enesearendusega, tarkvaraarendusega, ütleme. Ja veidi suured tänud sulle selle kõige eest ja muidugi Alar ka sinule. Et sa siia niimoodi jäädsin. Et ikka tugi ja kõik see, mis me oleme koos jaganud ja mida läbi teinud, üldse see konstellatsioonimaailm lihtsalt täiesti hämmastav, vabastav hingamine, milliseid asju me oleme tegelikult lahendanud ja millised taipamised ja milline teadlikkus on tegelikult sellest tulnud. See on täiesti imeline teekond olnud ja ma ei oleks elu sees sellises kohas, kui ma ei oleks reaalselt... No ma arvan, midagi ei ole nagu juhuslikku ja ma arvan, et see postitants tuli ka sul just siin, ta pidigi tulema sulle. Et võib-olla Eestis sa ei olekski seda leidnud enda jaoks. Kindlasti mitte, tegelikult. Iseenesest me ei tea. Jaa, aga selles mõttes täiesti loogiline. Mulle meeldib ka mõelda ja tegelikult elu ikka näitab ka, et pärast näitab sulle, et aga vaata, siin oli see.
et me joonistasime seda pilti, et aitas tegelikult sellest paari suhtest nagu välja tulla või üldse sellest nagu olekust. Ma arvan see, et tegelikult ma hakkasin mediteerima. Ma lepsin endaga kokku, et vahet ei ole, ma teen seda meditatsiooni, iga päev ma võtan selle pool tundi. Ja mind ei huvita vaata selles mõttes, kas mul on mingi söögid teha või lapsed seal või siis ma ütlesingi, nüüd on minu aeg, pool tundi ja ma lähen peale mediteerima. Oota, sa lähed mediteerima? Jaa. Et siis ma mõtlesin, et okei, hästi. Esiteks 6 aega miinimum. Iga päev. Absoluutselt iga päev. Ükskõik, mis toimub. Iga päev. Ja meditatsioon oli tegelikult hoopiski suitsetamisest loobumise meditatsioon. Ja muutuste meditatsioon, mis hoopiski, no esiteks mina kuulasin selle alguses läbi, siis ma ei usalda mitte midagi ja ma ei lähe ju hüpnoosi asja, mul on väga keeruline, mul on aju on siuke mingi aga see oli esimene selline asi, mis oli üles ehitatud siis sellisel viisil, et see tuli nagu mõlemast kõrvast ja see kuidagi viis mul nagu mõtterännakule tõesti siis sinna seisundisse, mida ma ei olnud varem kogenud, et ma ei maga ja ma ei ole nagu üleval ja ma täpselt ei tea, mis toimub, vahepeal alguses tean ja siis ma ärkan ülesse või tulen sellest välja, siis ma olen lihtsalt nii hea olla. Ma olen nii hea olla. Ja siis ootasin, et millal ma siis selle suitsetamise lõpuks siis maha jätta ja millal siis tuleb see nagu asi ja siis ma avastasin hoopiski seda, ma olin seda teinud, siis ma olen mingi 1,5 kuud või ja siis ma avastasin muutusi. Mingid täielikku muutusi ja siis ma avastasin, et aga nagu kurat võtaks. Mida me siin teeme? Ilma selleta, et miks see teine inimene on selline, seesama see süüdistamine mingi vaata. Miks ta ei või muutuda, miks ta teeb, miks ta ikka valetab, miks ta ei ole mulle piisav ja nii edasi. Ja siis oli hoopiski see täpselt seesama moment, aga sa ise valisid, Sa ise valisid ja nüüd deal with your shit. See on see vastutuse võtmise täiesti saba ja karvadega, mina ise loon. Ja täpselt ja ma arvan, et see on hästi tugevalt tulnud ka nagu viimasel ajal esile ja muidugi tänu ka sellele, et me oleme seda teemat ju käsitlenud päris palju. Ja üks asi on see, kui sa alguses mõtled, et vastutuse võtmine, aga sa tegelikult päris täpselt ei saa aru. Ei enesearmastusest ega vastutuse võtmisest enne, kui sa lõpuks sellest nagu päriselt aru saad või kui see nagu kinnistub sinu nagu sinna. Ja ma sain aru, et aga ma võin valida teisiti. Ma võin valida teisiti, ma tean, et see saab tulema ääret ebamugav, sest et väga mugav oli. Tuusele rivaris oli väga mugav. Kassidel oli väga mõnus oma õuekene ja lastel ma ei tea, lastel ma arvan, et võib-olla ei olnud eriti mugav hiljem, kui me oleme rääkinud mingisugustest asjadest, eks ju. Aga õnneks neil ei olnud ka otseselt ebamugav. Et neil oli nagu fine, et midagi sellist nagu ei olnud. Aga ja siis mõtlesin, et aga me lähemegi siis ebamugavusse jälle, sellepärast, et see, mida ma praegu teen, see on just nii ääretult ebamugav. Et niiviisi ma ei jõua üldse kuskil. Et tegelikult ka see, et ma tahan olla ise, ma tahan olla mina ise. Ma ei taha kedagi sinna kõrvale, kellele ei meeldi, kes ütleb sulle näiteks, et ma ei tea, sinu jutud ei ole huvitavad minu arvates. Ma ei tea, see teine kolmas ja hakkavad tulema igasugused asjad, mis tegelikult ei sobi temale. See on täiesti okei, muidugi. Ja on asjad, mis ei sobi minule, aga siis ongi see küsimus, aga mida me teeme siis koos üldse. Tegelikult, miks me nagu seda punnime ja pressime, kui me tegelikult näeme, okei, meil on mingisugune side, mingi füüsiline side või mingisugune see, aga me ei pea selleks üldse tegelikult olema koos või asja, et see nagu teadmine, et sellest ei ole midagi tegelikult. Et ja lihtsalt tegingi selle otsuse ära. Aga see teisalt see oli nagu teissugune, kui sa olid harjunud, kui sa Tuusulasse läksid. Teil tekkis see, nagu ma tean, et see nagu koos loodud. Ja sul on väga õieti rääkisin, kõik teavad kõike. Et meil oli siukene dünaamika, väga siukene keeruline dünaamika, inimene oli ikkagist 10 aastat noorem minust, eks ju. Aga ma olen tihti peale tähele. Teda vaatad, siis mõtled 10 aastat noorem, vist oli 10 aastane. 15. 10 aastane oli sul see noor. Sellest midagi rääkida. 5. Emotsionaalselt 5. Emotsionaalselt 5. Tervitused talle. Jaa,
lihtsalt alias Pinocchio siis, eks ju. Et me alustasime ja ma nägin jälle potentsiaali, kõik on võimalik, ma olen alati ju see, kõik on võimalik elus. Ja meil oligi see dünaamika kokku lahku, meil ei olnud ühist nagu kodu ja nii edasi ja värki ja me läksime mitmeid kordi oma teed. Ja lõpuks ikkagist kuidagi midagi viis meid nii-öelda kokku, kus juures ka mingid täiesti imelikud sündmused, kus me kohtusime mingites olukordades, kus nagu ei oleks, lihtsalt täiesti nagu ebanormaalne. Ühe korra elus lähed Eesti või tähendab selles mõttes ühe korra aastas või siis elus. Lähed sinna ja sa satud selle sama laeva peale tagasi tulles. Niimoodi, et teie vahel on mingi üks auto seal all selles mõttes parkus. Juba vaikselt oled kuidagi hakanud mingi liikuma, juba veedad sõpradega aeg, oled nagu välja tulnud sellest ja siis jälle pabam. See on siuke tuttav muster, siis kui ütled välja, et no. Nii, nüüd on niimoodi. Nüüd ma elan oma elu. Paneb sind. Kohe tuuakse kallikul, vaata. Aga nüüd? Istud rõhut vaatad, sealt ukse vaat juba see puunina tuleb mingi. Ei olnudki päris poiss, äkki seekord õnnestub. Ja tegime siis otsus, et aga miks mitte proovime siis. Proovime lahendada need olukorrad ja alustame seda hästi uuelt lehelt. Samas, eks ju, universum toetas seda nii-öelda. Me saime täiesti lambist, siukse nagu koha, sellise hinnaga ja täiesti ideaalne paik. Lihtsalt tulge tehke ära ja ongi korras, eks ju. Aga ei õnnestunud. Ja siuke tsükkel ikka, mingi paar kuud tähendab rahuldab. Kui palju tegelikult sa pead ise oma piire nihutama ja nagu selle okeiks tegema on muidugi üldse eraldi teema. Aga selles mõttes näiliselt ja siis jälle tagasi. Aga lõpuks, kui ma sellest suhtest välja üldse tulin, siis alles siis ma sain aru, et mis see tegelikult on. See oli see vältiv, see käitumismuster. See lihtsalt see ja see oli minu jaoks nii kummaline. Kuigi tegelikult see on ju minu enda kodumuster. Ilmselgelt just see mitte rääkimine, see sulgumine. Ja täpselt see, et umbes viimase hetkeni ikka ei räägi. Ja viimane kord oligi see, et kas ikka selles mõttes on nii ja jumal tänatud, et ei olegi, sest tegelikult mu otsus oli tehtud. Kui otsus on tehtud naisel, siis on kõik. Ka mehel on nii, et kui mees on ka otsus teinud. Siis tuleb üllatusmoment. Päriselt. Kas seekord nagu päriselt ka või? No ilmselgelt selles mõttes nagu millesas. Aga vaata, kui sa otsus ära teed, siis see kuidagi kiirgab sinust välja. Oi, ja siis ei ole üldse nagu mitte mingisugust enam läbirääkimise mitte midagi, ja selles mõttes. Ja teine läheb, ja siis teine hakkab olema ise see, kes sina olid. Jah. See, kes lihtsalt, mis vaatad, kurat on nii vastik, ta lihtsalt klammerdab. Ja imendub, klammerdab selles mõttes nagu ronib sinna kuskil. No mina ei tea, ole siis, eks ju, magasin veel, aga selles mõttes ma ei tea, see ei ole okei. Et mina olen suhtsuke neutraalne, aga ma tegelikult ei lähe konfliktidesse või asjadesse, aga selles mõttes, et siis juhtus see, eks ju. See oli päris ootamatu. See oli päris, see mäng üldse, see dünaamikate mäng, see oli väga nagu selles mõttes kummaline, aga mul on hea meel, et me proovisime. Ja sellega seoses veel see, et kui sa lõpuks oledki sellises kohas, et seda otsus ära teinud ja sul ongi niimoodi, et ma ei tea, ma ei soovi vaata selles mõttes enam midagi. Ja siis... See otsus oli nii kindel just. See otsus sündis laevas. Me sõitsime Eesti ja me lihtsalt arutasime seda, kui ebasobiv olen mina tema jaoks ja kui ebasobivad minu nagu käitumisviisid tema jaoks ja tegelikult me ju rääkisime need sellisel viisil läbi, et aga meil ei olegi võimalik selles koos olla, sest tema ei saa olla tema, mina ei taha olla ema ja ma ei tahagi keelata või kästa, ma tahan meest saada ja selles mõttes, et ja tema täpselt samamoodi mina käsin, mina keelan, mina ei lase tal olla mees ma proovisin seda varianti ka, et lasin tal mees olla juhi siis, võta siis juhi ja tee ja värki, ja see on ikka see, me ei tule eest ära, vaata, tule eest ära, kõik on juba perses, vaatame, mis siit veel kuidagi moodi välja selles mõttes punnitada saab, et enne kui sa meid täiesti kuskile, ma ei tea, tänavale juhid või oma valikute ja nagu asjadega, et selles minu jaoks ei ole see nagu okei. Ja tegelikult otsus sai tehtud ja värki, ja lõpus tuleb ikkagist ka see on alati kusjuures minu teemadel. Ma ei ütle, et see ei ole alati niimoodi olnud, et ma ei ole leidnud kiiresti võib-olla kedagi teist, sest see on minu see. Ma ju vajan kedagi sinna juurde. Või võib-olla mõnel hetkel inimesed üldse lähevad lahku selle pärast, et see teine inimene ongi see nagu hüppelaud. Et üldse nagu minna välja sealt suhtest.
muidu elad seal mugavusest sees on ja siis vaatad, aga okei, vaata, keegi on veel, et võib-olla tekitab mingisugust tundeid. No ja neid nimetatakse plaastriteks. jah, plaastriteks ja. No, plaastrid on olnud. See on siuke sort inimesi on olemas. Ja, aga seekord ei olnud mingit plaastrit. Ei olnudki mingit plaastrit vaja üldse. Ja huvitav ongi see, et hiljem ikkagist nagu kuuled, ja sellepärast sul oligi nii kerge minna, et sul oli juba siis keegi teine ja siis ongi see, et kui sul on kerge niimoodi mõelda, need tekstid või asjad, ja vanasti ma hakkas võitlema. Mis asja umbes, ma ei tea, ma olen aus ja ma ei ole teinud sihukest asja. Ja tõestama või üldse mingi neid dialoogi issad, mul oli ju täiesti kirjanik. Kirjanik ja need häälsõnumid, mingid tunnised ja oma tunnetest ja asjadest, siis tuleb lihtsalt see pöial tuleb sinna alla, siis ma pista see pöial, ma ei tea kuhu. Et see on ju täiesti absurd, tagantjärgi mõeldes. Tegelikult isegi tol hetkel saad sellest aru, aga sa oled täpselt selle maagia all, selles mõtled, sa oled ise maag. See on vähe siuke blurri. Ei näe päris selgelt seda maailma. Roosa prill on ees, et see nagu, jaa. Aga samas ma räägin lõpuks jõudseks kohta, et ma ei tea, kui sul on kergem niimoodi. Mine sellega. No see on lihtsalt see, et enam üldse nagu kuidagi nagu ei kõneta või... Ja see on nii huvitav muutus ka, kui sa tarned sellega, et ma selles mõttes ulun kuskil vannitoa põrandal, et palun teeme kõik korda ja mis sa mulle teed, on ju. Ja teine moment on see mingi, ma ei tea, kui sa arvad niimoodi, aga tegelikult üldse minu kui vaba inimese nagu eraelu üle spekuleerida või seda genereerida oma ette, ma ei tea, tee seda, kui sa tahad selles mõttes, kõik lihtsalt konkreetsed laused, üldse isegi mitte mingit reageeringut, see on minu jaoks täiesti uskumatu, kuidas see nagu niimoodi on läinud, ma isegi reageeri enam, mul on siuke mingi, okei, sina siin selles mõttes. Ma arvan, ma olen nii nagu ära leierdan need ja lihtsalt rääkinud, et selles mõttes ma isegi ei viitsiks sükst asja elu sellist täna teha. See on nagu nii palju iseenda nii jõudnud juba, et siis see teebki selle asja nagu kergemaks. Ma mingi rõõmust kahju. Ma tunnen inimest ära, mul oli enda sama nagu, et see ühest suhtest teise väga sitta suhtesse, eks ju, siis maas scrollimine ja siis palumine ja seletamine ja tõestamine ja rääkimine ja ärarääkimine ja see on kirjeldamatu lihtsalt. See on tõesti ja siis kui ühel hetkel sa saad aru, et milleks sulle seda kõike vaja on. Kui tegelikult sul oled sina ise. No absoluutselt, seda ka, aga milleks meil seda partnerit siis vaja on, eks ju. Meil ei ole päriselt vaja partnerit. No kui sa oled endaga heas kohas, sul ei ole seda vajadust. Ei ole, ei tõesti ei ole. Siis tulevad mängu juba hoopis teised väärtused. Kui ma selle partneri endale võtan, siis seal on ikkagi tingimused ja nendest ma alla ei lase. Ei lase lihtsalt ja kui on selline koht, et sul ei sobi, no siis lähme lahku. Kohe, juba eos. Teeme kohe asjad selgeks. Ma olen jõudnud sinu sinna. Sa oled jõudnud minu. Ja kui suures ma ikka meenutan alati seda või mul on täpselt samamoodi, ma ei ütle, et mul ei või tulla partnerit selles mõttes. Ei, muidugi tuleb. Aga tuleb ainult selline inimene, kes on okei. Selline inimene, kelle pärast ma ei hakka nihutama oma piire. Ma isegi ei tule kõne alla. Ei, see tule isegi kõne alla näiteks. Kas selle teise inimese poolt ei tule päris? Ja täpselt, ja sellepärast Heidi, ma mäletan alati seda juttu ja ma ka rakendan seda oma elus alati. Kui sa rääkisid, eks ju, sina oled ju üks eeskuju oma mehega või rääkisid, kuidas te alustasite ja kuidas see käis niimoodi, et istusite maha ja sa rääkisid kõik välja. Mina olen selline, mulle meeldivad need asjad, ma tegelen selliste asjadega ja selles mõttes nii ongi. Ja tegelikult ütle kohe ära, kui sulle midagi selles mõttes ei sobi. Ja, et selles mõttes me ei pea raiskama. Täpselt, me ei pea seda aega üldse raiskama tegelikult siin, eks ju. Ja mina rakendan seda täna oma elus, sest ma olen üdini aus. Ma olen aus inimene, ausus on minu jaoks täiesti, ma leian, me ei pea isegi mingi hädavalesid kasutama tegelikult, kui me päris õieti nagu selles mõttes toimetama, me ei pea hakkama valetama. No see välistab igasugused arusaamatused. Ja näiteks nagu, ma ei tea, kas või isegi tööalaselt, ma ei pea hakkama valetama, ma olin liikluse ummikus mingi kinni. Ei, ma magasin sisse. Magasin sisse, sellepärast, et ma ei tea, ma olen inimene ja mul juhtub seda. Või mul ei juhtu seda eriti, aga... Ma arvan, et inimesed hakkavad juba sellepärast juba muutuma. Teised inimesed tulevad juba ellu sisse. Ja kusjuures ongi, minu elus on absoluutselt, hoopis teistsugused inimesed. Minu rühm on hoopis teistsugune. On välja praagitud sellised inimesed, kes on ussitajad. Ma ei taha ühtegi sellist tüdrukut oma ruumis näha.
kes tuleb teistele halba energiat andma või tegelikult halba rääkima. No sellist negatiivset. Jaa, sest et aga see on nii huvitav üldse nende inimestega suheldes, sa oled ise kaasa. Sa oled nagu täiesti märkamatult seal sees, siis äkki mõtled, et aga... Ta tõmbab. Jaa, mida ma teen? Ja siis, kui sa enam nendega kaasa ei mängi seda mängu, siis oled sa ise seal ringis ja selline ussitamine või üldse selline mingi pilgud näiteks saalis, kus keegi on... See on täiesti... Ma ei luba seda enam. Mul on väga siiralt kahju, et ma ühe korra jätsin nii-öelda kaitseta oma ruumi, sest ma ei julgenud. Ma olin juba lõpuks nii ise nii nurka aetud, et ma ise nagu ei julgenudki isegi nagu kehtestada. Ma ütlesin, kuidas ma teen niimoodi, kuidas ma ütlen inimestele, ma ei tea, palun minge ära või noh, see ei ole ju tegelikult sobilik. Ma olen ju alati kergesti nii-öelda lähestutav ja ma olen ju selles mõttes treener ja tugi ja asja, kuidas nagu üldse siuke olukord, eks ju. Õnneks see lahenes iseenesest, eks ju. Öeldakse, et taha olla õel, aga prügi viib ennast ise välja tegelikult su elust, on ju. Et inimesed ju ise tegelikult lähevad ja lase neil minna. Lase neil rõõmuga minna, mitte ära jää genereerima, et äkki mina tegin midagi valesti või midagi. Ei, nad läksid ja pärast seda terve rühma dünaamika muutus selles mõttes, et kõigil hakkas minema paremini. Mul oli tegelikult oma enda õpilastes häbi, et minu ruumis toimub selline nagu olukord ja siis ma tegingi taotluse. Et minu juurde satuksid ainult need inimesed, kes on head inimesed, kes vajavad mind, kellel on vaja just seda kursust ja seda kogemust ja selles mõttes me tuleme kõik kokku ja rühmaks, ühtseks rühmaks ja meil on nii tugev, meil on küll väike Eesti rühm, aga isegi saali omanik, siis soomlane ütleb alati ka, et see on uskumatu. See on uskumatu ja teised treenerid ka on tegelikult toonud esile seda, et see kambavaim ja see nagu, see on ühine hingamine ja inimesed on omavahel leidnud nagu üksteist. Et see on tegelikult see naiste, ma olen alati siuke, et mulle ei meeldi naised, sest mulle ei meeldi nendega koos nagu toimetada, sest mina ei ole siis nii-öelda tüüpiline, mingisugune, ma ei tea, selles mõttes täpselt tüüpiline naine. Alati on ju probleeme minu riietuse, see on minu eneseväljendus, mulle meeldib tegelikult käia riides nagu mulle meeldib. Ja siis ongi selle mütsiga, niimoodi tulidki nagu või värki. No sa kannad välja, just et kõik need mingisugust, ma ei tea, lõpeta ära selles mõttes, lõpeta ära. Et tänaseks on nagu kindel ei, aga tol ajal ma juba tegelikult eemaldusin siukestest seltskond, ma ei viitsi kirjutasid, täpselt istuvad lauas, üks lahkub kohe nii, teine läheb, siis võtab selle läbi ja siis on see, mina ei lähegi ära, ma olen viimane vaata. Et ei, mul ei sobi sellised ja ma ütlesin, et mulle äkki ei meeldi või noh, selles mõttes, aga tegelikult ma lihtsalt olin kokku puutunud selliste naistega, neid on igal pool ja draama tekitajad või asju, aga ma olen leidnud nagu elus üles oma inimesed. Täpselt see on nagu oma hõim või selline, et sa tead, kes need on, kui sa nad leiad ja nad on hoopis teistsugused naised. Ja, no sinu inimesed. Minu inimesed, minu rahvas. ja ma olen siiralt tänulik, et see on lõpuks juhtunud. Sellest, et terve elu ma olen otsinud oma kohta nii-öelda. Koolis mind kiusati, ma olin rumal ja kole. Narriti sellest, ma olen kole. Ja no, ma ei tea, ütleme nii, et ma võib-olla ei olnud kõige ilusam, aga no otseselt kole ma ka ei olnud. No ma ei usu hästi. ei, selles mõttes, et mina tunnen ennast kusjuures praeguses vanuses ja praeguses olekus kõige ilusamana üldse. Et mul ei ole sellist asja, et noh, vaatame, räägime siin võib-olla 10 aastast. Ei tunned samamoodi väga hästi ennast. Ja, selge, ja ma usun sind. Ja, Heidi ei räägi niisama juttu ainult. Ja kui Heidi räägib, siis sa saad aru, millest ta räägib. Isegi siis, kui mina 60 saan, ma arvan, et ma mõtlen, et see on mu elu parim aeg. Ja, aga sa oled ka väga kaunis naine. Ma tänan. Aga no, minu arust on oluline see, kui sa nagu sisemuselt ka tunned seda. Ja, et sa pead päriselt tundma seda. Sa oled nagu heas kohas ja sa meeldid endale. Ja see kiirgab välja ja see mõningaid inimesi lihtsalt ärritab sellisel kombel. Aga neid ärritab just mitte see, et sa selline oled, vaid see, et nad tahaksid seda ka. Aga nad ei oska. No aga selleks ma olengi ju see. Sest inimesed arvavad, et nendel ei ole see võimalik. Ja siis see tekib kerge kadeduse tunne, et näed, emal on, aga minul ei ole, aga ma tahaks ka. Aga ma tean seda tunnet, sest et see oli vanasti ju alati. Sotsiaalmeedia näiteks teed lahti, lihtsalt endal on jumala, kõik on üks lagunemas, taas lahku minemas või midagi, siis teed lahti ja vaatad need pulmapilte ja mõtled lihtsalt mingi, ma ei tea.
telefon aknast välja. Hoolimata sellest, et sa tead, et seal taga on tihtipeale fassaad on. Jaa, et fassaad on või värk, aga samas on see, et ma ei tea, see on ilus vaadata. Ja siis täpselt seesama, et miks minul ei ole, miks mina kunagi ei saa, ma olengi üks õnnetuse õnnik, ma peangi elu lõpuni kannatama. Ja siis äkki on see mingi, aga ei, tegelikult ma olen õnnelik inimene. Mul on imelised inimesed ümber ringi, mul on tegelikult nagu imeline pere. Nad on kõik omamoodi ja see aktsepteerimine ja asja ja värki, aga no jumala eest, kui ei oleks neid, ei oleks ka mind, eks ju, selles mõttes. Et see taipamine ja ma arvan, et see ongi muutunud, tegelikult minu elu on muutunud viimase aastaga lihtsalt kardinaalselt. Täiesti lihtsalt kardinaalselt ja alguse sai meditatsioonist kodus. Tahtsin suitsetamist maja. Suitsetan tänaseni ja ei tee sellest enam probleemi, ei tunne häbi, et kuidas ma treenerina siis jumala eest, eks ju, selles mõttes. See on praegu minu toimetuleku mehhanism, ma isegi ennusta tulevikku. See on väga mõnus. Ja, et selles mõttes see on mis iganes. See ei ole see eesmärk praegusel hetkel ja ongi kõik selles mõttes, et luban endal ka olla mina ise või selles mõttes toimida ja käituda ja ma tunnen ennast tänaseks nii palju, ma täpselt tean, mida mul vaja on, kuidas mul vaja on, kuidas ma pean tegema, et mul oleks okei olla selles mõttes. Kusjuures vaata, kui mina alustasin ka õpinguid ja endaga, et sealt välja saada sellest numedest. Ja, sellest samast ringist, kus ma alustasin ka meditatsioonidega ja iga õhtu enne magaminekut. Siis kui mul oli vaba, ma käisin vahetustega tööl ja siis kui mul oli see vaba päev, siis see oli nagu minu aeg ja see kestis tavaliselt tund 1,5 võib-olla. Aga ma ei teinud nagu seda nii, nagu sina teed, ma tegin seda, lihtsalt ma lasin kõrva neid igasuguseid sagedusi. Ja siis see on meditatsioon. Et vahest siis tegin ka mingid juhendatud, sina teed vist juhendatud meditatsiooni, eks ju. Ega seal vahet ei ole, aga ma ütlen ausalt, see tõesti on elu muuta. Minu arust on see ka see üks põhi, mis nagu mind sealt välja tõi. Et inimesed tehke seda nagu järjepidevalt. Olge nagu iseendaga. Andke aega. Selles mõttes me tahame kõik, eks ju, kannatlikkus on ka asi, eks ju. No muidugi see on ka, et inimesed arvavad, et siis peaks tulema nagu kohe mingi hullud suur muutus, eks ju. Sa ütlesid ka, et sul nagu vaikselt hakkasid märkama neid muutusi. Ja esimesed meditatsioonid olid siis, eks ju, selle elumuutuse meditatsioonid ja järgnevad meditatsioonid, kui me veel elasime koos. Enne kui ma ei olnud saanud ära kolitud sinna oma imelisse uurde paika. Et see juba näitas seda, et aga ma olen siia ja ma olen jumala õnnelik. Ma olen iga päev tunnen tänulikkuse tunnet, et ma olen selles mõttes üksi või et mul ei ole seda nagu taaka või koormat. Aga see algas selle meditatsiooniga ja lõppes tegelikult lahtilaskmise meditatsiooniga. Inimene magas mul kõrval õhtul. Me selles mõttes, mul on ikkagi sõbralik inimene, see ei ole mul nii vastik ja ma vihkasin või selles mõttes meil ei ole nagu seda, need on ammu juba läbi tehtud etapid. Nüüd see on lihtsalt inimene. Ja mina olen ka inimene. Ei pea olema õel ja tropp ja selles mõttes. Magasin ühes voodis veel, isegi ma olen mingi tõesti 6 aega või. Ja juhtul Kerri läks magama, pani ilusti oma klopikesed pähe ja tegi lahtilaskmise meditatsiooni. Kuidas lihtsalt lahti lasta? Asjadest, mis sind ei teeni, enam elus, eks ju. Ja see inimene oli veel seal samas, eks ju. Ja aitas väga hästi. Mul ei olnud, tõesti, mul on muidu olnud mingi meeletatud, see oli nii ja naa. Ma läksin rõõmuga. Ma olin natukene ärritatud veel ja mingisugused asjad olid jäänud jääknähud selles mõttes ja asjad. Aga ma läksin rõõmuga. Ja ma ei oleks elu sees arvanud, et mu elu saab nagu muutuma sellisel viisil. Tegelikult, kui ma julgen olla üksinda iseendaga ja õpin iseennast tundma ja selles mõttes enesekindlus samamoodi. See, et ma ei lähtu nendest programmidest, nendest mõtetest, kuidas ma pean olema, kuidas kellelegi sobib, kuidas see ikka tulevad. Muidugi tulevad, iga päev tulevad, kogu aeg tulevad. Teemad tulevad ja samamoodi isateemad ja emateemad ja värgid, need ikkagist mingitel hetkedel elus nagu tõstavad ilmselgelt pead. Aga see ongi see, mingi, tere isateema, vaatame, mis siis seekord siit tulemas on. Et ja konstellatsioon on muidugi täiesti lihtsalt imeline asi. Kui inimesed küsivad mu käest ikka, me räägime, et ma õppisin ka konstellatsiooni iseenda pääst. Tegelikult mulle tundub kõige rohkem, sest ma tahtsin päästa ju oma paarisuhet. Tahtsin päästa iseennast tegelikult nendest kohtadest, kus ma olin. Siis ma ei oska, seda peab ise kogema. Täpselt. Tulge kogege lihtsalt. Seda ei saa kirjeldada. Sa saad mingi pildi nagu sellest asjast, aga sa pead ise kogema seda.
sest et ja see on täiesti imeline viis. Ja see on sama lugu, et see ei käi niimoodi, et sa käisid siin ära ja ongi kõik, eks ju. Tegid konstellatsiooni ära, kops, nii. Ja Heidi tuli selle võlukepiga, sättis kõik omale kohale, said mingi jupikese, mingi nüüd on niimoodi. Ei, see on ikkagist see, ja töö on lihtsalt see, et sa saad need taipamised ja asjad ja siis sa töötadki nende asjadega lihtsalt. Ja muutused sinu elus, nad ei pruugi tulla, ma ei tea, nädala pärast, kuu pärast, võib-olla 2 pärast. Need tulevad täpselt siis, kui on õige aeg, kui sa oled valmis selleks, nagu, et see muutus või ma arvan, et see inimene näiteks, eks ju, tuleb su ellu. Aga ainult siis, kui sa oled ise sellest kohast, ta tuleb tegelikult ikkagi sinu energia peale. Absoluutselt. Nii ta on. Kuule, ma arvan, et see on meie ajaloo kõige pikem podcast. Võimalik. Mul on jälle ajataju, eks ju, mul on alati ajataju kadunud. Jaa. Ma loodan, et teil on huvitav kuulata. Ma loodan ka. Ja mina soovin sulle tõesti kõike imelist ja ma tulen kindlasti külla. Muidu ma olen isegi rääkinud, sa oled matal käinud. Ja me oleme isegi seda paar korda nagu rääkinud, et võiks minna. Aga talvel sinna ja me tahaks ikka sinna soojale. Jaa, tulge, aga tulge sügisel. Sügisel oleme ilusti ennast sisse seadmastega. Mul on kodu olemas, kõik on selles mõttes juba vinksis-vanksis ja sügisel minu täpselt ideaalne aeg seda külastada, sest sügisel on seal... Ja siis ei ole enam nii palav, eks ju? Jaa, mina käisin oma esimesel reisil, käisingi, ma arvan, et äkki see oli oktoober või? Oktoobri lõpupoole ja seal oli väga soe oktoobris, siuke nagu meie suvi, et see on suht hea ajavahemik. Laus suvel, kus on tähesti küttav päike ja see värk, ma arvan, et see ei olegi see, mida me otsime. Et meil ongi hea ju minna just selleks ajast, kui meil endal läheb nagu külmaks või asju, minna nagu pikendama siis seda sügist või suve pikendama. Et jaa, tere tulemast, ootan juba praegu teid väga küll. Jaa, tulge. Aitäh sulle. Aitäh, et kutsusite mind, oli väga meeldiv vestlus. Ja näeme. Oli meeldiv kuulata. Oli meeldiv kuulata. Alar nüüd seda raegu ei tea. Oli meeldiv kuulata. Ega kui naised räägivad, siis... Teil on need oma 20 000 sõna. Ja, vaja täis saada. Aga hästi. Järgmise korrani. Jälle nägemiseni.